Ta ei saa ise, jah. Aga et rohkem edasi ei võta. Jah, nii et siis nüüd sellise lüpsipingi tegemine on järgmine väljakutse, siis võtan uue faili, muudan Visual Style'i 2D wireframe'iks ja lähen vasakusse vaatesse, unistan endale siia ruudu ette, et oleks millest lähtuda. Nii, ja siis siia joonistan ühe kaare, 3 punkti kaare. Ja selle kaare venitan kohe pressipulliga siit 400 millivõrra võrra välja. Et siis on mul nagu istepink olemas. Nüüd koordinaadid lähevad vöödi ja tuleb siis jala jaoks siia ruut 40 ja 40. Seda kopeerime, võtame baaspunkti siia nurka ja paneme keskele, vertikaalse külje keskele ja siia läheb siis nüüd ring sisse geomeetrilisest keskpunktist 20 raadusega. Ja seda ringi omakorda kopeerime päris üles tippu, et siis siia. Nii. Ja nüüd vähendame selle raadiuse 10 peale. Nii siis peaks olema hästi küll. Nüüd ma pean Visual Style'i vahetama, et mul tekiks 3D gizmo, muidu ma ei saa seda ringi liigutada nii muu gizmo ja siis liigutan teda ülespoole siin mingi 60 millimeetrit näiteks. Nii nüüd võib need ära valida omavahel kõik ja teha neile lofti käsu. Nii. Nüüd ta näitab mulle mingi terrorit siin käsu rea peal, see mulle ei meeldi. Vaatame, äkki saame uuesti tehes paremini. 1, 2, 3, 4. Enter ja siis valin siit, et ta on normaaldu start section ja enter. Nii, nüüd läheb left view ja mul on vaja siis rotate gizmot siia ja seda relocate ida. Paremini reglaafi alt saab need valikud. Nii, ja siin me keerame siis 15 kraadi seda. Niipidi ja eestvaates keerame vähem, eestvaates keerame 5 kraadi vist, jah. Noh, tegelikult oleks võinud ka 10 keerata, aga noh, hea küll, 5 pole ka paha. Nii, nüüd tuleb kohe peegeldamine mirroriga teisele poole ka. Ja vasakust vaates siis jällegi peegeldamine, kusjuures rohelise aknaga valik, muidu meil tuleks liiga vähe jalgu. Nüüd oli interfere selle ühisosa leidmiseks. Jalgade ja plaadi. Nii, ja panen siis close. Nii, siit ma kustutan selle ära, see hakkab mind siin juba segama. Ja subtraktiga lõikan siis sellest palgist välja need klotsid. Nüüd läks midagi sassi. Võtsin valet klahvet. Nii. Enter ja enter. Nii, nüüd on olemas siis jalaaugud sees. Nüüd võtame jälle eest vaate, keerame, lõikame
alumised otsad sirgeks. Slice'iga valin objektid ja määran siis lõike tasapinna 2 klikiga ja näitan, et ülemine pool alles jääb. Nii, nüüd teeme siis ühe kaare siia otsa. Et seda serva natukene ilusamaks lõigata ja selle kaare ekstruudime kõrgusesse 400. Nii, see kaar on nüüd vales kohas, liigutame ta siis õigesse kohta. Liigutame siis 400 ja sinnapoole. Ja peegeldame siis teisele poole ka. Nii, ark tuli praegu selle kustutame ära, tillit. Nii, mirror. Ja siis nüüd hakkame slice'ima, eks. Slice'ime siis seda objekti ja surface'iga võtame siis selle surface'i, hoiame selle poole alles. Nii, see kaar nüüd on siin ära kustutada. Slice, nii, surface ja see pool alles jätta. Nüüd võib siis need pinnad ära kustutada. Ja et siis valus istuda ei oleks, siis servad ümmarguseks teha filletiga. Valime siis serva, paneme raadiuseks näiteks, no peame 20 näiteks. Nii, ma võtan siit, nüüd oleks lihtsam, võtan loop, accept ja enter, no täitsa ümmarguste servadega taburet tuli. Nii, nüüd panen visual style'i realistiku, koordinaadid pööldi ka veel igaks juhuks ja materjali peale. Valin kõik ära siit ja panen materjali peale, siis on kena kirsipuust üksi pink olemas. 5 kraadi oli ikka vähe, oleks pidanud 10 kraadi keerama, eest vaatas, et ta näeb natuke kohtlane välja, aga selline ta tuli, jah.